Tuleviku meditsiini küsimus saab olema selles, kuidas inimene hakkab hoolitsema oma sünniga kaasa aetud tervise eest. Kaasaegse tervishoiu põhiküsimus on selles, et inimeste lootus meditsiini võimekusele on liiga suur ja vähendatakse oma isikliku tervise eest hoolitsemist. Siin tõenäoliselt oleks vaja riigipoolseid soodustusi ja ka välja töötada boonuste süsteem inimeste jaoks, kes neid soodustusi kasutavad oma tervise säilitamisel. Selle kõige aluseks on muidugi see, et inimene peab Eesti Vabariigis saama sellist arstiabi, mida tema vajab, ja konks on selles, et selle vajaduse otsustab isik või süsteem, kes on selleks ette valmistatud, ja selleks on meil praegu olemas perearstisüsteem. Ja selle toimimiseks on muidugi vaja tõsta usaldust perearsti ja kodanike vahel ja suurendada omavalitsuste vastutust perearstisüsteemi toimimisel. Selleks võiks olla näituseks perearsti keskuste materiaalsete kulude kandmine omavalitsuse poolt, et haigekassale jääks ainult ravitegevuse kinnimaksmine. Mida me peaksime veel lähemal ajal suutma teha ja selgeks rääkida? Esiteks, vähendada mitteotstarbeliste arstiabi poole pöördumised ja tahtlikute mitte selles jälgitavaid inimesi ka mingil määral survestama. Missugused küsimused siin on? Ütleme kõigepealt järjekorrad. Meil on järjekorras kinnitatud vastuvõtule mitteilmujad 10%, mis teeb kokku 320 000 tühja visiiti. Meil on kiirabi väljakutsetes ligi 40% põhjendamatud. Meil on eriarsti poole pöördujatest ligi 30% esimene pöördumine on kas täiesti põhjendamatu või vale eriarsti poole. Need süsteemid vajavad korrastamist, see on esmapilgul valulik, kuid tulevikus see vähendab järjekordasid, parandab, kiirendab arstiabi kättesaadavust. Me praegusel ajal tihtipeale ravime ravimatuid situatsioone. Ravime inimesi, kellel ei ole perspektiivi ei tervendust saada ega ka elu pikendada. Need küsimused on vaja selgeks rääkida ja alguses see tundub võib-olla ebainimlik, aga see on tuleviku küsimus, sest kaasaegne meditsiin tegelikult suudab inimest vegetatiivses situatsioonis hoida lõpmatuseni, aga ükski ühiskond ei suuda seda kinni maksta. Ja selliste seisundite rohkus vähendab ravitavate haiguste abi andmist. Me peame omale selgeks tegema, et ealised muutused ei ole ravitavad, nad on õige eluviisiga edasi lükatavad ja vähendatavad. Ja neid saab edasi lükata ainult terve eluviisiga.